alustasin juba oma jutluse ettevalmistusega juba mitu nädalat tagasi. Rääkisin oma teemast mitme pastoriga, mitme töötegijaga. Eile veel olin saunas ja arutasin seda Mirjamiga veel ja lõpuks ma tegelikult avastasin, et see vastuse otsimine tekitas uusi ja uusi küsimusi, mis jäi nagu minu sees väga veel tooreks. Ja tegelikult minu 3-leheküljelisest jutlusest sai 13 lehekülge. Ma vaatasin, et see hakkab juba minema raamatu peale juba, et ma jätan järgi praegult. Et see läheb nii kaugel mu eest ära, aga täna annan siis eessõna teile teada. Et jõuame kuskile välja. Ja mõnikord on sinu sees küsimus ja sa hakkad selle küsimusele vastust otsima. Ja mõnikord juhtub see, et see küsimus tekitab jälle järgneva küsimuse. Nii nagu Koguja raamatus esimeses peatükis, kus kuningas Saalomon hakkas otsima vastuseid, et mis teeb mind elus õnnelikuks. Mille nimel ma üldse siin elan? No ta hakkas otsima rõõmust, ta hakkas otsima varandusest, ta tegi väga palju, tal oli palju naisi, ta otsis kõigest, mis võimalik oli lihtsalt. Ja lõpuks ta jõuab järeldusele, kõik on tühi töö ja vaimu närimine. Ja siis lõigub see peatükk edasi ja Koguja raamat viimasest peatükisest ja viimase 2 salmi ütleb niimoodi. Lõppsõna kõigest. Ta on nüüd aastaid ja kümneid aastaid mütanud seal. Ja kõik see, mis ta lõi, see võttis aastaid aega. Mõelge, sa olete nagu peaaegu oma elu töö teinud puha ja lõpuks avastad, et see kõik on tühi töö ja vaimu närimine ja lõpuks ta istub maha ja mõtiskleb seal Jumala ees ja ütleb niimoodi, et lõppsõna kõigest, mis on kuuldud. Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Lõppsõna kõigest. Tema elutöö ja siis see lõppsõna kõigest, karda Jumalat. Mäletan, mõni võib-olla mäletab seda lugu, aga ma kuskilt uurisin, kus oli üks vägev seminar. Üle maailma kutsutud uurijad, poliitikud, erinevad teadlased kokku ja samuti arutati seda teemat, et mis on nagu tähtis ja mis teeb selles elus inimest õnnelikuks. Ja see oli loodud töögrupp ja siis see hakkas uurima ja puuris mitu päeva ja lõpptulemus, teate, mis oli lõpptulemus? Kõrgema sissetulekuga inimene on õnnelikum madalapalgalisest inimesest. Lõpplahendus. Mitu päeva tööd, kõik on koos. Ma ei tea, kas ma udusest ikka välja paistan siit. Aga huvitav, nii palju tööd ja tegemist ja lõpuks leiad mingisuguse müstilise lahenduse. Aga Jumala sõna veel, kui ma mõtlen oma teemast, siis ma tean, et Jumala juures ei ole saladusi või midagi, et midagi oleks nagu peidetud Rooma, Vatikani kuskile 7 luku taha. Kõik on avalikustatud tegelikult. Ja Jumala sõna ütleb 1. Korintlaste 20, et meie Jumal on ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused. Ja 5. Moosese 29-28 ütleb, varjatu kuulub issandale, aga meie Jumalal, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele, et me teeksime selle seaduse kõigi sõnade järgi. Kui midagi minu sees on varjatud ja midagi toores, siis ootab oma aega. Siis ma püüan võtta aega veel selle jaoks. Aga ma saan anda seda edasi, millesse ma usun isiklikult. Ja seda on hea edasi anda, sest sa usud sellesse. Nii et lähme siis tänase teema juurde, mis on tähtis selles elus. Ja sellest, see on üks 3-aastane laps joonistas arvutiga. Ja kindlasti olete seda pilti näinud, ma ei tea, kuidas piiskop Märt, kui ta jagas teiega sõna, aga kui me olime Kanadas, siis ma palusin, piiskop Märt jagaks meile sõna ja see on üks piiskop Märdi üks lemmikteema, aga ma vaatan täna teisest nurgast seda asja. Aga samas jätke see pilt nagu silmad, et inimene koosneb siis 3 osast, sellest vaimust, mis on meie sees, seal ümber on hing, meie tunded, emotsioonid ja siis seal kõige ümber on siis meie ihu.
Nii et inimene ei koosne mitte hingest ja ihust, vaid ka vaimust. Ja seda nagu inimesed väga palju nagu ei tea elus, et meil on nagu olemas ka vaim. Kuigi inimesel on ju olemas niisugused vaimsed nõudmised või niisugune igatsus ja ta otsib nagu väljast poolt kuskil midagi, mis nagu tekitaks toredaid tundeid, külmavärinaid, judinaid ja ihu, vaim ja hing, eks ole. Ja Mirjam on väga palju teile rääkinud ka sellest, et on ju olemas ihu, vaim ja mis on hingelised asjad ja nendest asjadest kõik, aga ma selle juurde väga palju täna ei tule. Aga on ju, mis on siis tähtis siin elus ja üks variseeridest tuli ka Jeesuse juurde ja küsis, et mis on see kõige suurem käsk siin elus? Sest juutidel on väga palju käske, aga mis on see kõige suurim või mingi kõige tähtsam? Ja Jumal, Jeesus õpetas Mattiuse 22:36, kus variseer ütleb, õpeta, milline käsk seaduses on suurim? Mis on see kõige tähtsam? Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Kogu oma südamega, vaimuga, hingega ja mõistusega, ihuga. Ja Jumala sõna ütleb ka seda Galaatlaste kirjast 5. peatükk ja 17. salmist, sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teineteise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Nii et meie sees on hing ja meie sees on vaim ja tegelikult Jumala vaim läheb vastu selle lihaliku loomusega, mis meie sees on. Sest lihalik loomus on tegelikult väga patune meis. Sest südamest sealt tulevad väga suured kõlvatused esile, kui inimene käib ainult lihalikus loomuses. Ja seal on need kadedused, andeks andmatusest ja ma arvan, et kui see andeks andmatus on meie sees, väga raske on sealt edasi minna, sealt hakkavad juba haigused, seal hakkavad tulema erinevad probleemid meie sisse ja tegelikult inimsüda on selline loomuse poolest. Nii, need on need siis kirjakohad, mida ma just lugesin teile, eks ole. Ja ta räägib, et lihalik loomus imustab siis vaimu vastu. Ja tegelikult on siin üks huvitav jälle see sama tabe või sama niisugune joonistus, aga nüüd, kui ma ütlen, et lihalik inimene käitub niimoodi, tema suund on pandud lihalikele asjadele. Kõik, mis on tema ümber. Tema elu seisneb sellest. Vaimne inimene jälle otsib seda, mis on vaimulikud asjad. Need nooled näitavad väga erinevalt. Mis on sinul tähtis? Kas see või see? Ja kui me edasi läheme, selge see, et meil on palju asju, mis on meile ka tähtsad seal lihulikus küljes. Aga inimene, kes käib oma lihalikus loomuses, see otsib seda, mis on seal ihu ümber. Ja see on tema prioriteet. Aga mis on vaimus, seda peetakse nagu ullikeste jaoks, et see ei ole mingi tähtis, sest see on nähtamatu, seda ei saagi üldse, seda polegi vaja meile. Mida meie hing imustab? Mis on peamine, mis on meile väga tähtis? Mis on siis sinu jaoks tähtis? Minu jaoks ja nagu sinu jaoks on, ma arvan, ka ihulikult väga tähtsad näiteks toit, soojus ja katus pea kohal. Iga inimene vajab seda, eks ole. Ja Jumala sõna räägib ka seda, et või tähendab maailma räägib seda, kui sul on toit laual ja sul on soe katus pea kohal, siis sind tunnistatakse maailma rikkamaks inimeseks, sest paljudel see puudub. Ma olen käinud vaesemates riikides ja näinud, mis olukorras inimesed on. Ja paljudel ei ole seda, mis meil täna on. Nii et me võime väga tänulikud olla Eestimaale ja eestlastena. Kuigi ma mäletan kunagi, ma ei tahtnud olla eestlane, tahtsin olla kanadakas ja mul nagu vihkasin, miks ma pean siin olema. Aga tänasel päeval ma tunnen päris rõõmu, et ma olen Eestimaal. Ja saan kogeda seda, kuidas Eesti areneb, nähe seda teiste riikidega võrreldes, nii ma olen väga tänulik. Nii et me vajame kõik toitu, soojus, katus pea kohal.
teiseks, meie prioriteedid on ka samuti vihalikult ka samuti, et töö, raha, riided. Kolmandaks oleks hea, ka mingid hobid on, kes kasvatab kanu, kes kasvatab lilli, kes hooldab, kes sõidab mootorrattaga, igaühel on omad hobid. Nii et ka kristlastena me vajame sellist asja. Aga nüüd see prioriteet, kus me nüüd kõigepealt ennast anname. Kas minu jaoks on ainult see raha ja riided, need asjad tähtsad? Mida rohkem raha, seda rohkem riideid. Ja mida rohkem riideid, seda rohkem hakkad tundma hästi, meie oletused on need. Mida ilusam auto, seda hästi paremini tunnen ennast. Aga kas see lihtsalt on niimoodi? Ja maailm, mis pole nähtav, see vaimne maailm, see tundub inimestel nagu veidike võõras, isegi palju võõras, ja nad ei otsi seda nagu sellest ringi seest, sellest vaimsest asjast, kus eelnevalt oli see, kui mäletate, see vaim, hing ja ihu, nad ei otsi seda sealt seest, vaid nad hakkavad otsima kuskilt sealt väljast. Ja seal tekivad tohutult erinevaid uskumisi, et kuskil seal väljas midagi on, see võib olla see võib olla teine, kolmas, ja neil ei olegi kindlat seisukohta. Ja seda inimest on kõik väga kerge mõjutada ka erinevate asjadega. Küll kivikestega, küll võib-olla mingi kuulikestega, küll mingi kaardi panemistega, küll mingi tähtkujud ja mis need on, seal horoskoobid ja mida iganes, neid on võimalik mõjutada. Need otsivad kogu aeg seal midagi väljast. Aga tegelikult see vaimne nälg on tema seestpoolt ja seda saab otsida ainult seest. Ja seda saab kirgastada ja elustada ainult Jeesus Kristus. Ühtegi teist võimalust ei ole maa peale pandud, sest Jumal tegi meid oma näo järgi ja ta pani selle vaimu meisse. Nüüd see vaim meis saab olla kas surnud või kirgastatud läbi Kristuse. Seal ei ole muud võimalust. Ja kui tähtis on vaadata sinna sisse, kui vaimsed vajadused vaadata sinna sisse, mitte sealt väljapoole. Inimene peab vaatama enda sisse. Ja seda otsust ei tee keegi meie eest ära, kallis Jeesus, tule minu südamesse. Issand, anna mulle andeks. Seda ei saa keegi teine meie eest ära teha, selle saab meie enda eest ära teha. Ja see ongi, kus me tuleme sellesse vaimusse. Ja kui me ütleme, issand Jeesus Kristus, tule minu südamesse, anna mulle andeks, ma tahan, et sina oled minu issand. Siis me kutsusime Jeesus oma ellu ja meie vaim ergastas ja muutus elavaks. Ja siis hakkad tegutsema ka õigesti, tegema valikuid õigesti, sest siis sa lähtud Jumalast. Sa küsid Jumalalt nõu, sul on üks nõuandja vaim sinu sees, sul on üks tarkuse vaim sinu sees, sul on üks tunnetus, õige tunnetus ja sa võid liikuda Jumala väes. Ja see on tohutult võrratu, kui sa paned seda asja tähele. Kui sinu suunad on pandud nii, et sa otsid vaimu oma hingest ja oma mõistusega, või otsid seal neid lihalikke asja, kuidas karjääri teha, kuidas paremal, no see on ka vajalik, aga esmalt ma otsin seda vaimus. Kas Jumal tahab, et ma olen seal äkki? Sest me võime teha väga rumalaid otsuseid selles lihas või ihus otsustades, ilma Jumalata. Nii et kui vaim saab kirgastatud Kristuse läbi, siis hakkavad imed juhtuma. Ma usun, Jeesus, ma olen terve ja sa käid ja oledki terve. Ma usun, ma olen rikas ja ühel hetkel Jumala naeratab sinu. Kuidas ta teeb seda, mul ei ole mõistust ja mul ei ole tihti peale elus, ma ei saa aru, kuidas Jumal seda teeb. Aga ma ei tahagi teada. Ma lihtsalt elan seda elu, mis mul Jumal on andnud, ma naudin seda. On palju asju, millest ma aru ei saa siin elus. Aga ma ei pruugi kõike teada. Aga ma olen tänulik, et ma saan nendest lihtsatest asjadest, mis Jumal minu sisse on andnud, ma olen sellest aru saanud ja mõistnud ja sellega saan edasi liikuda. Ja ma kogen Jumalat. See on väga tähtis kogeda Jumalat. Sul on isiklik suhe Jumalaga. Väga raske on siis, kui ta on kuskil väljaspool midagi, siis me ei tea, see on saladust, seal on teadmatust ja me ei saagi kunagi teada. Aga kui ta on meie sees, me õpime tundma seda enda sees. Nii et ära arva, et Jumala riik on kuskil seal taevast, Jumala riik on sees, pidi meie sees, ütleb Jumala sõna. Meie sees. Vaim on elustatud sinu sees ja sa võid käia Jumala rahus. Nii, aga siin on juba see teine juba pilt ees.
kui sina otsid ainult seda ihulikku poolust, siis sa hakkad otsima sealt poolt väljaspoole, mis on teadmatus. Seal on tühjus, seal ei ole mitte midagi. Aga äkki on midagi, äkki on see planeedid, äkki ufod tulevad, valitsevadki meie üle juba. Vandenõuteoreetikud on erinevaid asju välja rääkinud, mis on. Kuule, see pole üldse teema, millega me tegeleme. Meie samm on tähtis otsida seda vaimses sfääris, mida Jumal tahab. Mida Jumal isiklikult sinust tahab? Mis on minu teekond siin maa peal? Ja kui sa õpid tundma Jumala teed, sa ei ole ebaõnnestuja, sa oled õnnestuja. Sa ei ole kaotaja, sa oled võitja. Sest issanda vaim on see. Mis toimub meie hinges, tegelikult määrab ära see suund, mis ma eelnevalt näitasin. Kas sa otsid vaimseid asju või otsid seda hingeli või seda lihalikke asju? See määrab ära ka sinu sisemuse. Ja Jumala sõna ütleb, et meie hinges on hirm, valu, himu, kadedus, vihkamine, andestamatus ehk poolik armastus on meis sees. Kui me otsime neid lihalikke asju, siis on see meie sisemus. Me võime näida väliselt väga head ja õnnelikud ja puha võib see toimuda ja teised inimesed vaatavad, kui õnnelik inimene, aga kui ta käib ilma Jumalata, siis ühel hetkel need valud tulevad esile. Need himud, kadedused, andeks andmatus ja mis kurnab ja väsitab tegelikult inimest. Aga me võime ka teistpidi elada, kui me otsime neid vaimseid asju. Ja mis seal sees on? Need on Jumala viljad. Õigus, rahu ja rõõm. Ja see ütleb, et Jumala viljad on õigus, rahu ja rõõm. Õigus, mis tähendab õigus see? Kristus on mind õigeks teinud. Kristus on mul igaves elu andnud. Ja see teeb mind rõõmsaks. Ja kui maailm tead, ükskõik kõik, mis toimub siin, aga rahu on minu sees. Ükskõik, mis tuleb elus. Kui ma elan issanda, kui suren issandale, rahu on minu sees. Mitte see väliselt, aga sisemiselt Jumala vaimus on mul rahu ja rõõm. Sest ma olen õigeks tehtud talle verega. Ja see on imeline tunne. Ja kui tähtis elus on oma elu fookus panna see vaimuse osa, see Jeesus Kristus, mis meie sees on. Et otsida Jumala tahet enda sees, mitte väljaspoolt. Enda seest kõigepealt. Ja Jumal hakkab sinu teekonda juhatama siin maa peal. Sa hakkad sööma õigeid asju, sa hakkad tegema õigeid asju. Sa distsiplineerid ennast. Ja tegelikult tohutud toredad asjad võivad hakata sündima meie elus. Need unistused, mis sul on, need muutuvad väiksteks, sest Jumal annab palju enam sulle. Sest ta näitab oma väge. Ja mulle meeldib näha Jumala väge enda elus. Ja need, mida ma olen unistanud, need pildid on nii väikesed tegelikult. Nad on toredad pildid mu sees, aga Jumal on need tõeks teinud, need on palju suuremad. Palju vägevamad. Nii, kirja koht. Ja ma loeksin selle, võtsin prillid ka kaasa ja vana klassik peab olema prillid ja piibel käes, siis on. Ja ma võtan Galaatia 5. peatükk, see sama, millest ma praegu sulle rääkisin, see kirja pandud siis Galaatia kirjas 5. peatükist ja 19. salmist. Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kaev, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muus sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. See on see, kui sinu suund on pandud sellele nähtavale, lihalikule maailmale. Sest seal on lihalik loomus, mis võitleb kogu aeg selle vaimu vastu. Ja inimene oma loomuselt on patune, kui ta sünnib siia. Aga läbi Jeesuse Kristuse kirgastatakse meid. Vaim elustatakse meie sees. Jumal tuleb sinna elama. Ja sinna tuleb õigus, rõõm ja rahu.
ja sa saad tunda tõelist armastust oma elus. Ma ei ole nõus poolikute armastusega, ma ei ole nõus need kopeeritud, mida kurat püüab kopeerida neid asju. Kurat on nii kaval, et me peame tundma Jumala sõna, et kurat pommitab meid ka Jumala sõnaga. Nii nagu Jeesust öeldud on, kirjutatud on. Kurat isegi püüab ennast moonutada valgusingliks. Ärge uskuge igat asja, mida te kuulete televiisorist või katsuge Jumala sõna alusel see läbi. Sellepärast on hea lugeda Jumala sõna. See on vaimutoit. Nii, aga ta ütleb ka vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole käsku. Kui sa otsid seda vaimu seest, sinu suund on pandud sinna, sinu hing ja sinu ihu otsib seda vaimset väärtust enda sees, Kristust, siis hakkavad see vili sinu sees õitsele. Ja mida sa otsustad, sa võid olla tänulik, et ma nii otsustasin koos Jumalaga. Ja Rooma 8:6 ütleb, sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Ja Rooma 8:7 ütleb seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. See lihalik loomus ei suuda kunagi alistuda lihtsalt ilma Jeesuse nimeta Jumalale. Ta otsib ikka seda, mis on seal väljaspool ja seal on üks kadu, seal on tühjus ja seal ei ole mitte midagi. Nii et meil on valida, kus meie suund on, kus meie oma suuna oleme pannud, mis on meie jaoks tähtis. Ja ma tahaksin, et nüüd järgmine pilt. Ja see räägib surmavallast, kadupaigast, kuhu me läheme. Siin oli lihasu ümber, see võeti ära. Kui sa hingest oled otsinud lihalikku mõtteviisi, seal pole enam seda. See on kadupaik. Sa oled kaotanud, seal ei ole uhkeid autosid, varandust ega mitte midagi. Sa oled kaotaja, sest sinu suund oli seal, aga kui sinu suund oli vaimu peal, siis on see igavene elu. Siis see tähendab seda, et sa surmavallas jääd ootama Kristuse tulemist. Uinume. Ma ei tahaks rääkida kristlastele, me sureme. Ma tahaks rääkida, me uinume. Kui me läheme ennem ära, kui Kristus pole meil järgi veel tulnud, siis me uinume. Aga me oleme tänulikud selle eest, et meie fookus on olnud vaim. Jeesus Kristus. Sest me tõuseme üles. Uute vaimsete taevalike kehadega ja me läheme Kristusesse. Ja tuleme tagasi maailma kui valitsejad ja valitseme 1000 aastat selle riigi üle, enne kui surm ja surmavald veel põrgu visatakse. Aga me oleme Kristuses. Õnnistatud on need, kes saavad sellest esimesest ülestõusmisest osa. Tänu Jumalale. Tänu Jumalale. Ja mida Jumala sõna ütleb, aga ma ütlesin, et meil on ka ju vajalik riided ja me vahetame riided ja ega ma ütlen ka, kui ma lähen kauplusesse, siis ma ei taha kopeeritud asja, ma tahan ikka originaali. Peab kauem vastu. Ma olen ikka Mirjamile ütlenud, et ma ei osta, ma investeerin. Et ma ei investeeri, ma tahan normaalseid asju. Aga ma ei räägi sellest imust. On ka olukordi, kus me läheme Mirjamiga ja küsin, Mirjam, tahad midagi poest? Ma ei vaja midagi, tahad äkki ise midagi? Aga mis me teeme, jalutab niisama. Tütar küsis mul alles isade päeva puhul, issi, mida sa tahad? Ma ütlesin, see on nii raske küsimus. Mul on nagu kõik olemas. Aga siis eile saadeti minu lemmiktorti ja nii, et ma sain sellest osa nii, et ja anti ka veel raha, et saan midagi head investeerida jälle. Nii et aga Jumala sõna ütleb siis meile Matteuse 6:33. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis seda,
mis seal ihus on, saate peale kauba. Aga esmalt otsige Jeesus Kristust. Meil ei ole vaja muidugi täna otsida Jeesus Kristus on meie südames. Aga ma otsin Jumala tahet enda sees. Võib-olla parem on niimoodi öelda, ma otsin Jumala tahet oma sees. Mul ei ole vaja kutsudega otsida püha vaim on minu sees pidiselt. Ja ta on toonud õiguse, rahu ja rõõmu sinna sisse. Ja Jumala sõna veel salmides 105:4, venekeelses 104:4 ütleb, nõudke issandat, otsige ja siis nõudke issandat, sest tema võimsust ja otsige alati tema palet. Taavet tunnetas seda asja. Ta nõudis kohe. Mingit elelaps, sina ainult nõuad ja nõuad, aga ma nõuan. Ja nõudke, otsige Jumalat, Jumala tahet. Ja seda kõike maailmas, mis maailm ta nagu otsib, seda antakse sulle peale kauba ja veel paremini. Ma ei pea oma ajusi panema ainult sellesse, et kuidas rohkem raha saada või mida. Küll Jumal annab nõu ja oma tarkus, kuidas seda teha. Aga midagi pole võimatut siin maailmas. Kõik on võimalik temas. Ja see nähtamatu kuju, issand Jeesus Kristus, saab nähtavaks meie tegude kaudu. Ma mõtlen küll, kasvu ise juurde minna andeks andva väega, mis toimub, ma ei tea, kes seda suudaks. Aga mitte meie ei suuda, vaid issand meie sees. On paljusi asju, kus mina ei suuda andeks anda enam, täitsa jama. Aga miskit hakkab sees tulema, ma saan aru, selle kaudu ma saan midagi teha. Sest ma otsin Jumala riiki ja Jumala riigis tegelikult elab õigus, rahu ja rõõm ja ta paneb meid tegema neid asju. Kui me tahame elada rahus ja rõõmus. Aga me võime käia kibeduses. Olla kui kibedad ja mõrudad kristlased. Kokku saame, räägime kedagi taga, kui kehvasti ta räägib ja kui valesti ta räägib ja kui valesti ta riides käib ja missugune kehva autoga ta sõidab. Aga tänu Jumalale. Jumala vaim elab minu sees. Ja seal elab õitseb õigus, rahu ja rõõm. Ja Jumal laseb kasvada seda suureks. Ja viimane pilt, millega ma lõpetan. Milline puu sina tahaksid olla? Üks oks on täis kaunid vilju, aga üks on kahjuks kuivanud. Temas pole elu. Aga ta on koks, ta on inimene. Aga kas sa elad viljaga, pühavaimu viljaga või ilma viljata? Ja määravaks, ühel päeval saab see määravaks. Ja tähtis on otsustada täna siin. Mina otsin seda Jeesus Kristust, või jälle otsin. Ta on minu sees, ma otsin Jumala tahet. Ma otsin Kristuse tahet enda sees. Ja pean seda tähtsamaks kui kõike muud. Kui täna oleks president helistanud mulle, Kulder, tule Toompeale. Mul on sulle üks tähtis jutt. Siis ma ütlen, lükkame selle esmaspäevale. Mul on täna Jumala teenistus. Sest see on tähtsam olla Jumala rahvaga koos. Mõned asjad ma distsiplineerin oma elus lihtsalt. On aegu, kus on tõesti ka helistanud Toomas Hendrik Ilves mulle ja kutsun mind, aga ma ütlesin, vabandage, aga mul on täna tähtsam tegevus. Mis on meie prioriteedid? Need saavad ka tähtsuse meie elus. Ja kui sinu tähtis on see vaimu osa, siis armsad sõbrad, ei ole milleski puudus meil. Taavet või paljale aasale paned sa mind lebama, hingamisteele saadad mind. Sa katad mu laua rasvaste roogadega. Ja kõik, mida sa teed, läheb sul korda. Vau, millised tõotused on meile antud selles vaimus. Ja kui rumal on mitte otsida Jumalat enda sees, miks ma pean otsima seal kuskilt väljast, kuskilt kadupaigast, teadmatusest. See teadlikkus on ju Jumala sõna. Kõik on nii lähedal inimesele antud. Ja ma ei saa aru. Ma ei tea, kas ma tunnistasin teile seda, kui ma kutsusin festivalile inimesed, nagu ütlesid ära ja ütlesin, küll on kahju nagu. Ma ei saa aru, miks nad ei tule. Ja Jumal ohkas koos minuga, mina ka ei saa aru. Nii head asja. Ka seda Jeesus, keda me pakume. Miks nad küll vastu ei võtta, ma ei saa aru. Aga see tee, see lihalik tee on ka väga suur ja avatud igaüheks.
igaüks tahab nautida oma mingit rõõme. Ja siis hakatakse mõtlema, et Jumal kitsendab meid. Vastupidi, Jumal avardab meid. Jumal annab tõelist asju kogeda. Ma ei taha kuradiga nende kopeeritud asjadega mängida. Nad kopeerivad minu armastust, nad kopeerivad minu võib-olla naudingut. Aga tõelised asjad ehitavad mind üles ja tõeliste asjade peale ma tahan oma pilgu suunata, mida Kristus minu jaoks teeb. Nii et olge väga õnnistatud selle sõnaga ja see on nagu selle loo eessõna, kuhu me ühel päeval jõuame, kui me Kristus pole tulnud järgi ja mis surmavallas hakkab olema, see on ka üks imeline. Eelmine kord Ragnar jagas meie, kuidas taevas on üks imeline paik, aga ma ütlen, et surmavald on ka Kristusel imeline paik, kus on kõik asjad, mis on valulised, mis asjad, kõik on kadunud su ümbert. Ja sa koged midagi enamat, midagi tõelist, midagi, mille pärast inimesed, kes on tulnud sealt surmast ka välja, ütlevad, et seal oli midagi nii head. Ja võib-olla mõni jälle, kes tundis jälle õudust, aga see oli antud talle meeleparanduseks. Kui on sellist võimalust inimesele, väga vähestel saavad sellist võimaluse. Nii et olge väga õnnistatud selle sõnaga ja nüüd vist läheb siis koosoleku juhataja oma asjadega edasi.